Tere! Tere! Täna on 7. aprill ja me oleme enda uues kodus ja me tõime siia kogu selle tavaari kaasa, et me saaksime siin hakata vaikselt korda looma. Vau. Nii, Merit näitab sulle kõigepealt seda vetsu. Siin on need lülitid on veits ebaloogilised, vaata see võiks olla vetsulüliti ja mitte see, eks ole. Ja. Aga no, nii, me juba mõtlesime, et me värvime selle helerohelise koleda seina ära selle rohelise värviga, mis jäi eelmisest hommikust alles. Ma ei tea, miks ta renoveeris niimoodi, et siin üleval on see old school krobeline lagi. Võib-olla ta tahtis, et siin ei kajaks nii palju, sest kui see krobeline on, siis võib-olla kajab vähem. Tegelikult ma arvan, et ta lihtsalt ei viitsin seda teha. Siis siit on ta nagu renoveerinud. See on meie ainuke kapp, riidekapp on see. Noh, seal on mingi väike siuke valge aken, see on disain. Siis siit edasi, näe jälle, see on hoopiski köögivalgust. Ja see on siis vannituba, meil on siis vannitoas on actually vann. Las ta praegult jääb selles mõttes, et võib-olla kunagi tulevikus võiks teha siia mingi dušinurga, aga praegult see on nii nagu on. Me peame siin seinasi puhastama, see mingid pritsmeid ja asju täis, väga suss, aga noh, muidu tead korras. Küsime, mul kohe tekkis, et miks tal on siin siuke valgala, aga mõtlen jällegi siia perefotot panna. Siis see külmkapp, mille me just seinast välja tõmbasime, sest et eelmine omanik jättis siia natukene jääd neile. Okei, ma isegi seda pole näinud. Halleluuja. Vaatame, kas ta jättis siia külmkappi mingeid asju. Ühesõnaga, see külmkapp näeb üline hästi välja ja ma isegi mõtlen seda, et nagu võib-olla investeeriks kohe ja ostaks mingi normaalse külmkapi selmet, et hakata seda nagu kraamima. What you think? Ma ei tea, sest ma võin küürida küll seda nagu. Okei, selge. Ühesõnaga, siis ta jättis meile hästi palju, siin on midagi, ta jättis meile meile nustikuid, vaata. Siis ta jättis pudruga meile. Ta jättis putru, Seal on mingi kanakarri riisiga, no helu jääna. Nii, vaata see nimeline, et ta jättis neid topse ka, sest et ossime mahla ja me hakkame Meritiga vaikselt siin jalga kõlksutama ja lööme klaasid kokku. Nii. Oota, hästi kiire said, no vaadake, kui puhas see. Igatahes eile ma otsisin midagi, mis panna sinna külmkapi alla, et kui see hakkab sulama, et siis see ei voola põrandale. Siis ma leidsin kapist panni. Mis näitab seda, kui tubli ja asjalik. Hästi puhas mees. Huvitav, see on tegelikult tundub olevat päris hea pann. Et äkki kui selle teha puhtaks, me saaks seda actually kasutada. Ma arvan, et siin on ainuke puhtaks tegemine on see, et sa viskab prügikasti. Aga tundub, et see ei ole väga kraabitud. No vaatame. Nii, Taavi, kui ta nägi seda, siis ta viskas kohe sellele silma peale. Airfryer. Ja ta jättis selle meile, aga see sisu on halleluuja. Nii, siia saab panna köögirätiku. Tegelikult mulle ei meeli see asi, selle ma tahaks siit ära võtta. Ma isegi ei tea, mis siit välja tuleb. Siia teed sa rotidele süüa nad. Ja te literally ütlesid, see tatar on rott. Et noh, loodab, et siis seal päriselt rotte ei ole. Tavaliselt on nii, et kui sa müüd korteri maha või kui sa paned üürile või nii ja sa oled see eelmine inimene, kes sees elab, et siis sa nagu garanteerid või et sa annad endast kõik, et sa teed selle korteri puhtaks. Kas sa teed ise või siis sa võtad selle tiimi, kes teeb kõik nagu süvapuhastuse. Ta jättis rottidele tatarad. Nii, ja siis siin on meil ka, me saame teha kaerajahu, purukooki, meil on makaronid, meil on kaerahelva, meil on tatar. Et ses suhtes nagu nädal aega võib-olla saaks isegi hakkama, võib-olla isegi 6 aega. Ja. Kusjuures tegelikult mulle see köögi, see kapivärk meeldib. Vabandust. Ma mõtlen, et kui need ära vahetada mingi hetke värvida, võib-olla kapp mingit muud värvi. Ma tahaks võib-olla nagu sukast ka helaproonikat. Ja siis on nad päris nagu uus. Ja see... Ma ei tea, kuidas see käib. See... need lingid ju kleepuvad. Ma ei ole teil midagi kleepuvad. Aga et ses suhtes see link võiks olla siin, mitte seal üleval. 100%, ma ei saa aru. Nii, ja mis vääks sellega on? Ma ei tea, kuidas see käib, aga ma arvan, et... See on ka nii hästi. No, me teeme kõik... Kutsu me lihtsalt need toristushonud siia. Ma arvan, me saame ise hakkama. Mõtle, kui see kukub kildudeks. Jaa, ära nüüd seda palun. Okei, ja ahju tal ei ole, sest ahju asemel oli tal see. Mina arvasin, et ta võiks ahju kaasa. Ei, ta ei võtnud ahju kaasa. Siia me saame panna prügikasti. Seal on ka mingi puhastusvahendid. Halleluuja.
seal on vist isegi väike prügikast, mis on seal kuskil torude vahel. Mingid karvad on või kas tal leki... Ei, miks tal see karp seal on? Nii, mis siin on? Siin on... prügikotti ma ostsin ära, et teeti... Mõtle, mis siit tuleb. Kilekotid, sleia. Seal taga on purgid ka, need saab emmele viia. Oh my god, see on ju kohviaparaat. Mis see veel on? Siin on kommi. Seal on isegi pann kaas olemas. Joppas. Kas see on üks airfryer veel? Äkki ta sai neid kuskil? Kes sai kara otsalt seest räppa? ta sai üks sai hästi räpaseks seest ja toist. Oh my god, we have 2 of those. Ja see on ka ju seest räpane. Ja, võib-olla siis ta tegigi nii, et kui üks läks pisut räpaseks, ta siis ta ostis uue lihtsalt. Või noh, ta lisab. Ma ei tea, mis aktifeed on. Proovime. Nagu, see on nii naljakas. Eelmine omanik kolis siia samma lähedale. Ja ta lihtsalt ei viitsinud. Ta ei võtnud mitte midagi väga kaasa. Muga, mis asi? Need on vist toalised võtmed. Seal on harilikud. Ta võiks tunda seda aroomi, mis siit välja tuleb. See ei ole eriti meeldiv. Ma ei tunne seda õnneks. Ma olen nii. Siia tuleb minu tuba. Sa tegid akna lahti juba, jah? Jaa. See oli see näiteks nunno, jah? Täiega nunno. Nii, okei, põhimõtteliselt ma mõtlesin, ma panen voodi nagu niipidi, vaata. Et see enam niimoodi akna all siin. Siin on ilusti ämbliku poisid on ka jäänud. Kas see on ämblik või? Jaa. Kindel või? Minust see ei ole ämblik. See tuba on sama suur kui meie ühetoaline praegu. Jah, ja nii ongi. Nii, see on See on siis see vanemate tuba, jah? Siin on uks. Ma arvasin, et siin ei ole ust. Okei, tšau. Ma kogu aeg arvasin, et siin ei ole ust. Me kuulame Meriti mingit lemmiklaulu, mis on täiesti juge ja siis esimene väike jook. Tervitusjook. Tervitus. Ta peab niimoodi jooma seda nüüd. Oota, et meie tore koduke saaks väga kiiresti puhtaks. Ja et siin oleks häälada. Rasvavabaks, karvavabaks, et siin oleks cozy, et siin oleks ilus, naiselik, sisustus, mõnus, hea vaib ja mitte ühtegi ämblikku. Jah, just. Cheers! Best joke. Mina joon Don Simoni. Mina nörbin Passioni Belliiti. Okei. Time to lock in. Mina juba alustasin. Ma hakkan sööma kohe. Mul on varsti aknad pestud minu toas. Vaat seda akent, palun. Seda saab vähemalt pesta väljastpoolt ka, see on nice. Me oleme siin natukene aeg olnud, mis mina olen jõudnud teha. Tõmbasin tolmukaga põhilise mustuse, või tolmu ära. Riiulite pealt oli hästi palju tolmu, kahjuks siin ei ole mingit tooli, ehk siis ma ei ulata hästi korralikult sealt lapiga teha, aga vähemalt suurema kehi tolmu sai ära. Siis ma tõmbasin kõik need seina ääred tolmus puhtaks, radiaatori vahed. Siis ma avastasin, et siin on siuke nagu õhutusava, ehk siis sa näedki siit ilusti õue. Ehk siis jah, väga põnev, et ju siis need vanad korterid neid kütetakse talvel nii palju, et sa ei pane isegi tähele. Põrandad on puhtad, pesin kõigepealt nõutepesuvahendiga ja siis pesin põrandapesuvahendiga. Uks on puhas. Merit ütles, et need kollased plekid saab ka ukselt ära, nii et ta aitab mind selle mustika lühkimisega. Merit on siin enda ukseviidega väga head tööd teinud, kõik on puhas. Selle ka tegi puhtaks ja vaata, mis plägasid kõik välja tuli. Vaata neid tolmu, vaata neid tolmurulle. Ma tean ja mul tuli ka täiega. Sa saad tolmukaga pärast selle otsaga teha sealt vahelt ka. Köögis on meil siuke olukord, et see jää vaikselt sulab. Seis on juba palju parem. Muidugi siin on korralik mägi on endiselt olemas, aga pole viga. Nii, ja siis nüüd ma hakkan seda tegema, et ma
hakkan kappidest seda laga välja viskama prügikastidesse ja siis teeme siin asjad puhtalt. Ja avastasime eriti ka seda, et ma pesin siin neid selle peab välja editima sellise, mis omanik jättis meile kappi. Okei, ühesõnaga ma pesin siin neid moppe ja asju ja siis ma mõtlesin, et nagu vau, et see jää hakkas seal nii hullult sulama, et mingi lahinal tuleb. Siis ma olen mingi, lol, see lahin tuleb siit. Sest et kui see läks liiga pahuseks, siis ta viskas seda vett siit välja ja siis siit kõik ujus. Nii et see ala siin on juba piisavalt niiske, et siin saab lihtsalt hakata lapiga vaikselt tõmbama. Ja jah, et tuleb välja, et see on nagu nõudepesumasina jaoks. Et kui sul nõudepesumasinat ei ole, siis sa peaksid siia lihtsalt panema mingi punni või asja ette, et sealt ei tuleks seda välja. Ju siis see omanik ise ei pesnud väga vahuseid asju siin, et märkaks seda probleemi. Tere! Täna on juba 9. aprill ja ma tõin enda asjad siia uude korterisse. Mitte küll kõiki asju, aga päris palju ikkagi, et mitu IKEA-kotti nagu sai siia tassitud, korralik trenn. Ja praegu mu tuba näeb siis selline välja. Seal fliisi või selle pleidi peal on siis kõik minu mainevara, mis Tartus on osa sellest. Ja siis siia tuleb madrats. Algselt on siis mul õhkmadrats, et ei hakka nagu kohe aega kulutama voodi siia toomisega või ma toon vist enda Tallinna kodust, saab vana voodi siia, et siis on nagu, siis ei pea uut ostma. Aga praegult see õhkmadrats on ka väga okei. Käisid täna gaasispetsialistid, et nad võtsid ära siit selle gaasitoru, panid sinna punni ette, et kuna see korter pole tegelikult suht ammu kasutanud gaasi, et ma ei tea, miks see vana omanik nagu endiselt maksis selle ees, kuigi ta ei kasutanud seda. Ühesõnaga nüüd on see ka tehtud. Siin on siis kõik asjad, mis ma tõin sellest Tartu teisest korterist. Siin on IKEA-kotid. Siin on vist 3 või 4 tükki, kõik need ma tassisin siia 5. korrusele. Sinna tuleb mu pesa, ehk siis algselt õhkmadratsi peal pesa. Seal on joogamatt ootamas. Ja siis siin on mingid köögiasjad, mis ma tõin ära juba. Ja need on vannida vaibad. Sügavkülmik sai meil jääst puhtaks. Tänane mu plaan on see, et ma teen selle seest ka puhtaks, et me saaksime asjad juba siia tuua. Gaasitoru siis pandi seal see punn ette, mis teisele poole jääb. See toru jääb. Kui tahta seda toru eemaldada, siis peab keevitaja kutsuma, kes siis lõikab selle ära. Aga umbes nii pikk jupp ikka jääks, et keevitaja ei võta seda nagu kuni põrandani ära. Seega mul suva, las ta olla seal kapi taga või mis iganes. Ja praegult siis, köök näeb praegult siis selline välja. Meie põhiline detail on endiselt seal kraanikausi juures tegelikult nagu kole, et ma ei tea, need teised inimesed või need gaasispetsialistid, need inimesed ka nägid seda, aga see oleks vahet ära. Ma ei ole kunagi vaadanud, mis lamp siin laes on, aga siuke. See on päris mõnda, mul meeldib see. Aga ma siis hakkan tegutsema, sest et miks ma juba täna tõin asjad siia, täna on neljapäev. Sellepärast, et ma pean minema täna õhtul ära. Ma lähen kella 4, ma lähen talli, mul on seal need massaažid, mida ma hobustele teen. Ja siis peale talli ma lähen otse kella 10 selle Tallinna bussile. Ja mul on nädalavahetus täiesti asju täis ja ma tulen tagasi alles esmaspäeva õhtul kella 9 bussiga. Ma olen esmaspäeval tööl Tallinnas, nii et ma ei saa varem tulla. Ja kuna ma olen teisipäeval juba sellele Siili tänava korteri omanikule võtmed üle, siis ma lihtsalt pidin täna koristama, et ma teen nüüd selle sügavkülma ja tavalise külmiku puhtaks. Siis ma võtan siit need koristusasjad kõik kaasa. Las praegult see laga kõik jääb sinna mul suva. Tegelen sellega järgmine nädal. Aga kõigepealt peab Siili korteri puhtaks tegema. Ehk siis täna ma pean tegema nagu suur puhastuse sinna Siili korterisse. Siili korterile. Et
asju on teha küll ja mul on aega nende tegemise 12 ja ma pean lõpetama 12:30, 2:30, 3:30, 4:30. Mul on umbes 3,5 tundi aega, nii et ma hakkan toimetama. Praegune Siili tänava korter on varsti tühi. Meritiga oleme head tööd teinud. Merit on hästi tubli, tema tassib kõiki neid raskeid asju autosse. Võib-olla saame ta siia pilti ka, kuidas ta läheb kohe tooliga. Siis ta läheb kogu tavaari. Okei, igatahes jah, et siin teeme kõik korda, õhtul anname siin võtmed üle. Ja asju on ikka meeletult. Aga tunduvalt parem seis kui pool tundi tagasi. Nii Merit viib mind nüüd kooli. Normaalne. Ma pean selle kõik 5. tassima. Ja. Me andsime nüüd ära korteri ja me saame lepitada tšau sellele. Okei, me just see korteri omaniku naine tuli välja ja siis oli veits halb filmida ja siis me ei saanudki seda väljast filmida, aga pole hullu. See on fine. Jah, see on fine. Nüüd on üle antud ja kõik korter puhas ja väigib ja ma loodan, et ta pani ikka isiku tulegust enne, kui ta sealt ära tuli. Ja siis jutt jäi niiviisi, et ta maksab selle tagatisraha mais tagasi siis, kui on kõik need kommunaalid maha läinud. But I think it can also be because he's standing more on that leg. So Ma tulen koju. Hea, et ma bussiga ikka vanasse kohta ei sõitnud, et tulin õiges kohas maha. Aga igatahes, kui mina olin koolis, siis Merit pani mu lauakese kokku ja nii nunnu. Ja Meriti tuba näeb välja nagu päris tuba. Vot, see layout on juba nii palju parem. Aga on näha, et me harjusime elama ühetoalises kodus, et mis me siis selle poolega teeme? Ma panen sinna enda voodi või? Merit saab tegelikult siia teha endale mingi chill nurga või miskit. See mul on nii imelik siin olla, et kas ma tõesti pean täna seal kuskil siin magama või kuidagi nagu terve päev on olnud nii asju täis, mingi koolis, siis pakid seda Siili tänava korterit kokku ja siis sa tuled siia, tood neid asju ja siis sa lähed uuesti kooli tagasi. Ja siis nüüd nagu ei olegi veel kohale jõudnud see, et ma ei lähegi enam Siili tänava korterisse tagasi, et ma andsin need võtmed ära aga ma ei lähegi sinna enam tagasi, mitte kunagi. Ja nüüd ma olen siin. Huvitav. Ma pean magama pärandal. Mis teed, Taavi? Nii, täna 29. aprill ja ma siis räägin natukene ka, et eile sai siia esiku vaip toodud. Magamistuba on endiselt enam-vähem selline, nagu ta oli. Siis uued kardinad on ka, aga neid ei ole veel ette pandi, siis kardinapuud ka, aga neid ei ole veel. Aga mis on muutunud? Muutunud on köök peamiselt. Uued toolid, uus laud, panime just laua kokku. Külmkapi panime siia, see abikapp läheb mingi hetk siit ära, ehk siis praegult on väga nagu kitsas ja kõiki asju on praegult pilla-palla, me just panime selle laua kokku. Aga muidu on nii, nüüd hästi tore ja
sain põrandad veel puhtaks tehtud, need olid mingi 5 aasta rasvakihi all. Vaanituba on selline nagu on ja esikusse tuli siis see jalanõude kapp. Ja no selle papi peab kõik välja viima, aga ühesõnaga meil siin edeneb.